Tere tulemast meie teise videosse, kus uurime automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kasutamise eeliseid, puudusi ja riski küberturvalisuse vaatenurgast. Kuna me liigume digitaalse transformatsiooni ajastul, on nende asjaolude mõistmine ülioluline nii efektiivsuse kui ka turvalisuse tagamiseks. Mina olen Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikooli infoturbe nooremteadur. Nagu õppisime esimeses videos, loovad automatiseeritud süsteemid ja tehnoloogiad, sealhulgas tööstusrobotid ja arvutusseadmed, omavahel ühendatud seadmete võrgu, mis hõlmab disaini, planeerimist, logistikat, tootmist, ladustamist ja müüki. Need süsteemid suurendavad tootlikkust ja efektiivsust, kuid toovad kaasa ka omad väljakutsed. Taoliste tehnoloogiate intensiivne kasutamine genereerib ja haldab palju andmeid ja informatsiooni. Neid andmeid tuleb kasutada asjakohaselt, need peavad olema vajaduse korral kättesaadavad ja olema lahutamatu osa otsuste tegemisel. Seetõttu tuleb turvalisust käsitleda digitaliseeritud protsesside ning automatiseeritud süsteemide puhul esmatähtsa prioriteedina. Küberturvalisuse aastaaruanne toob esile turvaohtude ja riskide kasvu eelkõige avaliku sektori suunal. Kuna digitaliseerimine erasektoris on endiselt kasvavas trendis, on organisatsioonidel hädavajalik tugevdada oma turvameetmeid. See tähendab valmistumist potentsiaalseteks ohtudeks ja proaktiivsete strateegiate rakendamist riskide vähendamiseks, tagamaks, et suudetakse ennetada soovimatuid tagajärgi. Aga miks me üldse vajame automatiseerimist, eriti kui küberturvalisuse intsidentide arv kasvab? Konkurentsivõime säilitamiseks seisavad organisatsioonid silmitsi arvukate väljakutsetega, mida automatiseerimine võib aidata lahendada. Oluline on mõista, et kuigi automatiseerimisega kaasnevad riskid, on saadav potentsiaalne kasu märkimisväärne ja seda ei saa tähelepanuta jätta. Meie põhjaliku analüüsi abil, mida toetavad uuringud ja valdkondlikud teadmised, tuvastasime 5 peamist suundumust, mis mõjutavad Eesti tööstussektorit. Need suundumused toovad esile nii automatiseerimisega kaasnevad väljakutsed kui ka võimalused. Neid suundumusi mõistes saavad ettevõtted paremini navigeerida kaasaegse tootmise keerukustes ja kasutada automatiseerimist oma kasuks. Väljakutsed on järgmised. Euroopa Liidu keskkonnahoidliku majanduskasvu eesmärgid, geopoliitilised väljakutsed, tehnoloogiline areng ja automatiseerimine, digitaalne transformatsioon ning tööjõupuudus. Esiteks, Euroopa Liidu keskkonnahoidliku majanduskasvu eesmärkideks on muuhulgas edendada säästvat ja keskkonnasõbralikku majandusmudelit. Nendega rõhutatakse keskkonnasäästlikkust ja ressursside kasutamist. Tööstusharusid julgustatakse võtma kasutusele tavasid, mis vähendavad nende keskkonnamõju, näiteks vähendades heitkoguseid ning suurendades energiatõhusust. Ning samuti edendatakse ringmajandust, kus tooteid, materjale ja ressursse taaskasutatakse ja võetakse ringlusesse, pikendades nende elutsüklit ja vähendades jäätmeid. Teiseks, hiljutised geopoliitilised kriisid, nagu käimasolevad konfliktid ja sõjad, on oluliselt mõjutanud ülemaailmseid tarneahelaid. Eesti ettevõtete jaoks on see kaasa toonud alternatiivsete tarnijate otsingu ja paisunud kulud. Ebastabiilsus on sundinud ettevõtteid leidma uusi tarnijaid oma tootmisliinide säilitamiseks, sageli väljaspool traditsioonilisi piirkondi. Tarneahela katkestused ja materjalide hankimine alternatiivsetelt tarnijatelt on omakorda tõstnud kulusid, mõjutades tootmisbilanssi, tõstes tarbijahindu ja vähendades ettevõtete kasumimarginaale. Kolmandaks, et jääda kiiresti areneval turul konkurentsivõimeliseks, pöörduvad tööstusharud üha enam automatiseerimise ja robotiseerimise poole. Peamised asjaolud sealjuures on tootmise tõhususe suurendamine ja tipptasemel tehnoloogia kasutuselevõtt. Tootmisprotsessides integreeritakse täiustatud tehnoloogiaid nagu tööstusrobotid, automatiseeritud juhitavad sõidukid ja robotiseeritud protsesside automatiseerimine, mis omakorda võimaldab kiiremaid ja tõhusamaid tootmisprotsesse ning robotid täidavad sealjuures korduvaid ülesandeid täpselt, vähendades vigu ja suurendades toodangut. Neljandaks, tuginedes kaasaegsetele tehnoloogiatele, muudab digitaalne transformatsioon äritegevust revolutsiooniliselt. See muundumine hõlmab tehisintellekti ja masinõppe rakendamist, küberfüüsiliste süsteemide integreerimist ja ettevõtte üldist juhtimist. Need tehnoloogiad töötlevad suuri andmemahte, andes ülevaateid, mis aitavad kaasa otsuste tegemisele ja tegevuse täiustamisele. Süsteemid ühendavad füüsilisi protsesse digitehnoloogiaga, võimaldades tootmisprotsesside reaalajas jälgimist ja kontrollimist. Ning digitaalsed vahendid ühtlustavad ettevõtte juhtimise erinevaid aspekte, alates tarneahela logistikast kuni kliendisuhete haldamiseni, parandades tõhusust ja tulemuslikkust.
Ja viimaks, jätkuv spetsialistide puudus kujutab endast märkimisväärset väljakutset paljudele tööstusharudele. Automatiseerimist ja digitaliseerimist peetakse selle probleemi osaliseks lahenduseks, mis käsitleb rutiinsete ülesandete automatiseerimist, oskuste puudujäägiga tegelemist ning investeerimist koolitustesse ja arengusse. Korduvate ja käsitsi tehtavate ülesandete automatiseerimisega saavad ettevõtted vähendada protsesside sõltuvust inimtööjõust. Lisaks investeerivad ettevõtted koolitusprogrammidesse, et täiendada oma praegust tööjõudu, tagades vajalikud oskused automatiseeritud süsteemide käitamiseks ja haldamiseks. Olles väljakutsed selgeks teinud, sukeldume nüüd sügavamale automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud riskidesse. Meie uuring, mida toetasid intervjuud, kirjandusülevaated ja küsitlus, tuvastas 3 peamist riski: küberturbe, töökorralduslikud ning nõuetele vastavus ja õiguslikud riskid. Kui automatiseeritud süsteemid ei ole nõuete kohaselt kaitstud, võivad need olla küberrünnakute suhtes haavatavad. Need rünnakud võivad viia andmete lekkimise, tegevuse katkemise ja oluliste rahaliste kaotusteni. Levinud haavatavused on vananenud tarkvara ja ebapiisavad juurdepääsukontrollid. Paljud vanemad masinad töötavad vananenud tarkvaraga, mis muudab need küberrünnakute suhtes kergeteks sihtmärkideks. Nendes süsteemides puuduvad sageli värskeimad turvaparandused ja uuendused, mistõttu võivad nad olla avatud teadaolevatele haavatavustele. Ilma juurdepääsu kontrollita võivad volitamata isikud pääseda ligi kriitilistele süsteemidele, mille tulemusena võivad pahatahtlikud isikud manipuleerida toimingute või varastada tundlikke andmeid. Näiteks tootmisettevõttes võib ründaja saada ligipääsu tööstusroboti juhtimissüsteemile, muutes selle toiminguid ning tekitades füüsilist kahju või peatades tootmise. Mitmefaktorilise autentimise ja rollipõhiste juurdepääsu kontrolli mehhanismide rakendamisega aitab tagada, et ainult volitatud töötajatel on juurdepääs süsteemi tundlikele valdkondadele. Töökorralduslike riskide all on süsteemi tõrked ja hoolduskulud. Suurenenud sõltuvus automatiseeritud süsteemidest tähendab, et iga rike võib tootmise täielikult peatada. Selline sõltuvus võib tekitada nõrku lülisid, kus ühe süsteemi rike võib häirida kogu tootmisprotsessi. Näiteks võib kriitilise tarkvara komponendi vastu suunatud küberrünnak põhjustada ulatuslikke katkestusi, mis seiskab tootmise ning toob esile operatiivsete ja digitaalsete haavatavuste omavahelise seotuse. Nende süsteemide tõrgeteta toimimiseks on vaja regulaarset hooldust, mis võib suurendada tegevuskulusid ja toob kaasa vajaduse kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu järgi. Küberturvalisuse meetmed on hoolduse oluline osa, kuna korrapärased tarkvara uuendused ja turvaparandused on vajalikud, et kaitsta digitaalsete ohtude eest, mis võivad ära kasutada haavatavusi, põhjustades häireid töös. Ning viimaks regulatiivsete nõuete täitmine ning õiguslikud tagajärjed. Selliste määruste nagu GDPR täitmata jätmine võib kaasa tuua suured trahvid. Ettevõtted peavad olema kursis asjakohaste määrustega ning tagama, et nende süsteemid ja protsessid vastavad nõuetele. Andmekaitse rikkumised võivad tuua kaasa õiguslike meetmete rakendumise puudutatud osapooltelt, mis omakorda mõjutab ettevõtte mainet ja finantse. Lisaks vahetule finantsmõjule võivad õiguslikud tagajärjed kahjustada ettevõtte kaubamärki ja klientide usaldust. Siiski on automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kasutuselevõtul ka märkimisväärseid eeliseid, nagu suurenenud tootlikkus ja tõhusus, kulude kokkuhoid, parem kvaliteet ning täiustatud ohutus. Suurenenud tootlikkus ja tõhusus saavutatakse läbi kiirema ja täpsema tootmise. Automatiseerimine võimaldab kiiremaid ja järjepidevamaid tootmisprotsesse. Samal ajal võivad süsteemid töötada ööpäeva ringselt, suurendades oluliselt tootmismahtu ja vähendades tootmisaega. Robotid täidavad ülesandeid suure täpsusega, vähendades vigu ja ressursi raiskamist. Taoline täpsus mitte ainult ei paranda toote kvaliteeti, vaid vähendab ka materjalide kulumist, mis toob kaasa kulude kokkuhoiu ja keskkonnasäästlikkuse. Kulude kokkuhoid tuleb läbi vähenenud tööjõukulude ja pikaajalise kokkuhoiu. Automatiseerimine vähendab inimtööjõu vajadust, vähendades tööjõukulusid. See on eriti kasulik piirkondades, kus on suurenenud tööjõukulud või tööjõupuudus. Automatiseeritud süsteemid tegelevad korduvate ülesannetega, võimaldades töötajatel keskenduda keerukamatele ja strateegilisematele tegevustele. Hoolimata kõrgetest algsetest investeeringutest toob automatiseerimine tänu suuremale tõhususele ja vigade vähenemisele kaasa pikaajalise kulude kokkuhoiu.
Aja jooksul võib investeeringu tasuvus olla märkimisväärne, kuna ettevõtted säästavad tööjõukuludelt, vähendavad raiskamist ja parandavad tegevuse tõhusust. Parem kvaliteet saavutatakse läbi järjepidevuse ja skaleeritavuse. Automatiseeritud süsteemid tagavad järjepideva kvaliteedi, suurendades toote usaldusväärsust. Tootmise järjepidevus tagab, et tooted vastavad kvaliteedistandarditele, vähendades defekte ja tagasikutsumise riski. Automatiseerimine võimaldab hõlpsasti skaleerida toiminguid, et rahuldada suurenenud nõudlust. Ettevõtted saavad kiiresti kohandada tootmistasemeid, et reageerida turu muutustele, ilma et see kahjustaks kvaliteeti või tõhusust. Ning viimaks vähendab automatiseerimine inimliku eksimise riski, parandades ohutust ja usaldusväärsust. Automatiseeritud süsteemid järgivad täpselt programmeeritud juhiseid, vähendades vigade tõenäosust, mis võivad põhjustada õnnetusi või defekte. Robotid võivad täita ohtlikke ülesandeid, vähendades riski töötajatele. Võttes ohtlikke töid, aitavad robotid luua ohutuma töökeskkonna ja vähendada tööõnnetuse ohtu. Mainitud eelised on tihedalt seotud küberturvalisusega, sest turvameetmed suurendavad automatiseeritud süsteemide usaldusväärsust ja tõhusust. Küberohtude eest kaitstes saavad ettevõtted ära kasutada automatiseerimise eeliseid, näiteks suuremat tootlikkust katkematu töö kaudu, kulude kokkuhoidu kulukate rikkumiste ja seisakute vältimise kaudu, paremat kvaliteeti andmete tervikluse säilitamise kaudu ning suuremat ohutust pahatahtliku manipuleerimise ja tööhäirete eest kaitsmise kaudu. Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kasutuselevõtt toob olulist kasu tootlikkuse, tõhususe ja ohutuse osas, kaasnevad sellega ka riskid, eelkõige küberturvalisuse osas. Meie intervjuudel, süstemaatilisel kirjanduse ülevaatusel ja põhjalikul uuringul põhinevad järeldused rõhutavad, kui oluline on mõista neid riske ja rakendada jõulisi turvameetmeid. Oleme uurinud Eesti tööstussektorit kujundavaid kriitilisi suundumusi. Alates Euroopa Liidu keskkonnahoidliku majanduskasvu eesmärkidest ja geopoliitilistest väljakutsetest kuni tehnoloogilise arengu ja digitaalsete muutusteni. Iga suundumus toob kaasa unikaalseid väljakutseid ja võimalusi. Oleme tuvastanud olulised riskid nagu küberturvalisuse haavatavused, süsteemirikked ja nõuetele vastavuse probleemid. Samas oleme näinud ka seda, kuidas automatiseerimine võib suurendada tootlikkust ja tõhusust, suurendada ohutust ja vähendada tööjõukulusid. Nende riskidega ennetavalt tegeledes saavad ettevõtted täielikult ära kasutada automatiseerimise eeliseid, et jääda kiiresti areneval turul konkurentsivõimeliseks ja vastupidavaks. Lõpetuseks, võtke hetkeks aega, mõelge omaenda organisatsiooni ja automatiseerimise rollile selles. Kas te kasutate automatiseeritud süsteeme täies ulatuses? Millised konkreetsed protsessid võiksid täiendavast automatiseerimisest kasu saada? Mõelge riskidele, mida me esile tõime. Kui valmis on teie ettevõtte küberturvalisuse ohtudega tegelemiseks? Kas on valdkondi, kus turvameetmeid võiks tugevdada? Vaadates tulevikku, kujutage ette oma tööstusharu koos täiustatud automatiseerimisega. Kuidas see muudab teie tegevust, tööjõudu ja üldist konkurentsivõimet? Milliseid samme saate täna astuda, et tagada nende suundumustega kaasas käimine? Olles teadlikud ja ettenägelikud, saavad ettevõtted kasutada automatiseerimise eeliseid, vähendades samal ajal sellega seotud riske. Nende tehnoloogiate läbimõeldud kasutuselevõtt võimaldab ettevõtetel toime tulla kaasaegse tootmise keerukusega, tagates nende konkurentsivõime ja vastupidavuse. Lisaks eelnevale soovitame lugeda ja tutvuda analüüsiga, mis on saadaval nii eesti kui ka inglise keeles, mille link on videokirjelduses. Täname teid vaatamise eest, kohtumiseni järgmises videos, kus arutame automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate suhtes kohaldatavaid ründevektoreid, sealhulgas nende kattumist teiste tehnoloogiatega.